kõige suurema rahulolu hüppe tegid juhid, mis tavapäraselt ei ole eesotsas, kui inimestelt küsida rahulolu, sellepärast et eks ikka on igal ühel midagi hingel ja tihti on võimalik seda veidi seostada siis ka oma juhiga, aga juhtide rahulolu tegi meil tohutu suure hüppe ja mul on hästi hea meel selle üle, et eks me kõik oma valdkonnas teame, et kui keegi töölt lahkub, siis eks ta selle juhi pärast lahkub ja siia kõrvale kohe lahkumist info kõrvale panna on ka väga lahe, et koos siis ajaloo kõige kõrgema rahuloluga mõõtsime me ka kõige madalama voolavuse. Nii et seal on väga selge seos, kui juhtidega nõnda rahul oldi, siis see voolavus oli ka kohe kõrval väga madal. Äkki sa räägid paari sõnaga, mis te siis nende juhtidega teinud olete, mis põnevaid koolitusi või mis need võtmed on olnud, et neid juhte paremaks teinud? Me alustasime paar aastat tagasi juhtide HR workshopiga. Võtsime inimesed mõnusatesse tiimidesse, võtsime pool päeva selle jaoks, et arutada siis üldse teemal inimesed. Kuidas neil värbamisega läheb, mis toimub, mis meie vaatest turul näiteks toimub, on ju, aga üsna kiiresti saime aru, et me avasime päris olulise Pandora laeka ja et meil ei ole võimalik oma jõududega siit edasi minna ja sellest hetkest on saanud meie partneriks Alar Ojastu, kes on siis nüüd juba 1,5 aastat meie juhtidega tegelenud ja me tegelikult pärast neid HR workshop'e, kus me saime oma esimesed mõtted vahetatud, soovisimegi siis oma juhid viia Alar Ojastu juhtimiskoolitusele siis, mis on 2-päevane ja mulle selle formaadi juures hästi meeldis, et me päriselt läksime linnast eemale ööbimisega ja need grupi suurused olid nii mõnusad, et 16 inimest on piisavalt mõnus grupp, et kõik jõuavad rääkida ja kaasa mõelda ja kuidagi see lõi sellise koostööpunkti, ma arvan, mida varem ei olnud, sest kindlasti oli nendes tiimides selliseid juhte, kes võib-olla 11 vaid liftis olid näinud, aga kindlasti mitte igapäevaselt rääkinud sellest, mida nad arvavad asjadest või kuidas nemad näiteks juhtimist näevad. Ja see Ojastu koolitus number 1 läks nii hästi peale, et me tegelikult oleme nüüd võtnud ka lisakoolitusi juba enesejuhtimise ja muude emotsioonide juhtimise teemadel, nii et ja kuna Alari koolitused on hästi meelde jäävad ja sealt saab hästi praktilised töövahendid kaasa, kas või kuidas teha one-on-one või kuidas ikkagi arenguvestlus niimoodi läbi teha, et see ei oleks vaid õlgade kehitamine seal laua taga, et kuidagi mulle tundub, et kõik see kuidagi kokku on juhid hästi saanud käima ja kaasa mõtlema ja tegema, nii et aga me kindlasti plaanime uuel aastal nendega kõiki asju edasi teha, et nii kaua, kui tiimijuhtidel endal on selline optimism ja huvi, nagu neil täna on nende asjadega teha ja need Ojastu grupid lähevad meil alati kohe täis, et siis ma ei näe põhjust, miks me ei peaks sama rada edasi minema.